tere! Täna ma loen Trips-Traps-Trulli, mille autor on Marta Sillaots. See on esimene peatükk, mille nimi on Seiklusi Tallinnas. Trips-Traps-Trulli isa nimi on härra Vaino. Ta on õpetaja. Ta õpetab suuri poisse ühes Tallinna keskkoolis ja sõidab iga äripäeva hommikul elektrirongiga Nõmmelt Tallinna. Trips-Traps-Trulli ema käib ka sageli Tallinnas. Kõik Nõmme elanikud käivad sageli Tallinnas. Tallinn on ju lähedal. Natuke aega elektrirongiga sõita ja oledki seal. Trips-Traps-Trulli kõige suurem lõbu on emaga koos sõita Tallinna, aga proua Vaino võtab poisid ainult siis kaasa, kui tädi Anne ka kaasa sõidab. Üksi proua Vaino poistega hea meelega kodus kaugele ei lähe. Tänavu kevadel juhtus siiski kord, et proua Vainol tuli oma kolmikutega üksi linna sõita. Tädi Anne nad pidid kohtama alles Tallinnas ja nimelt kohvikus. Kohvikus käimine on Trips-Traps-Trulli teine suur lõbu. Nemad käisid iga päev kohvikus, kui saaksid. Sõidu ajal ei juhtunud suurt midagi. Trips ja Traps vahtisid hoolega aknast välja, kui rong seisma jäi, siis nad hüüdsid valjusti Jaamanimäe. Kui rong jälle liikuma hakkas, hõikasid nad ära sõit! Trull nohises omaette iga paari minuti tagant. Tuletas emale meelde. Emake, kohvikus saan mina ikka 3 kooki, eks? Tallinna jaamast hakati jala südalinna minema. Trips-Traps hoidsid teineteise käest kinni ja läksid ees. Ema hoidis Trulli käest kinni ja käis nende järel. Jõutigi õnnelikult südalinna. Poisid vahtisid valmustusega iga möödasõitvat autot. Autod meeldivad neile väga ja veel enam meeldib neile, kui saab autoga sõita. Südalinnas oli emal tarvis kõigepealt riidekauplusse minna. Kas sul kaua läheb? Küsis Trips. Tükk aega. Mis siis? Las me vaatame nii kaua mängupoe aknaid. Mängupoodideks nimetasid poisid mänguasjade kauplusi. Kõik 3 tahtsid kangesti vaadata mängupoe aknaid. Riidekaupluses oleks olnud igav oodata, kuni ema riiet ostab. Mängupood oli just riidekaupluse kõrval. Inimesi liikus seal kohal vähe. Proua Vaino pidas nõu, mis teha. Hea meelega oleks ta poistele lubanud mänguasju vaadata. Ta ju teadis, et see neile meeldis. Te vaatate ainult mängupoe aknaid, küsis ta. Kaugemale te ei lähe? Ei lähe, vastasid kõik 3 kooris. Ja kui teil igav hakkab, siis tulete mulle riidekauplusesse järele. Tuleme! Hea küll siis, nägemiseni. Ja proua Vaino astus riidekaupluse uksest sisse. Suur elevant, kaamel, 3 notsut, 1 ahv ja veel 1 ahv, 1 tola, terve rida tolasid, kirjud kuued seljas, pallid kui palju palle, näe, nukud. Trullile meeldisid nukud. Iga asja aknal vaadati põhjalikult ja kiideti suure kilkamisega. Siis vaadati teist akent. Seal polnud nii huvitavaid asju. Ehituspulgad, värvid, kabe, kitsemäng, nukusöögilaud, taldrikute ja tassidega pildiraamat. Pildiraamatuid ei saa ju lehitseda läbi akna. Mindi uuesti vaatama elevanti, kaamelit ja ahve. Kui tore kutsu, ütles äkki Trull. Kus? Siin pole ju kutsut. Ei, päris kutsu. Näe, jookseb. Ilus pruun.
Trull hüppas üle tänava Kutsu juurde. Kutsu astus paar sammu edasi. Trull ka Tripsu ja Trapsu vaatasid neid ja jooksid ka üle tänava. Silitasid Kutsut ja patsutasid ta pead. Nii lõbus oli käia lahke näoga Kutsu kõrval. Ta oli punakas pruun ja tal olid pikad pehmed kõrvad. Poisid ei pannud tähelegi, et Kutsu kööras teise tänavasse, sealt kolmandasse. Ema! Karjatas korraga Trips. Ema! Ta märkas äkki, et mängupood ühes ema riidekauplusega oli kadunud. Oldi hoopis teisel tänaval ja sel tänaval oli kole palju inimesi. Inimesi aina tuli ja tuli, 10 ja 100 võõraid inimesi. Heleda häälega hakkas Trips kilama. Traps haaras tal käest kinni, vahtis talle kohkunud silmadega näkku, tõmbas suu viltu ja hulgas kaasa. Ema! Mõned möödujad jäid seisma, paar daami tuli, võttis poiste käest kinni. Kas ema on kadunud? Küsiti osavõtlikult. Kuhu ema jäi? Poodi! Missugusesse poodi? Ei tea! Daamid küsisid üht-teist poiste nime, elu kohta, isa nime. Tuleb lapsed politseisse viia, soovitas keegi. Vaene ema, kahetses üks vanem daam. Kuidas ta kohkub, kui lapsi ei leia? Kindlasti otsib ta politseist abi. Tulge lapsed, lähme pealegi politseisse. Daam võttis poiste käest kinni ja püüdis neid kaasa tõmmata. Tulge! Ema! Holgasid Trips, Traps ikka veel. Pole viga midagi, küll otsime ema üles, lohutas lahke daam. Äkki katkas poiste kisa. Tädi Janne! Hõiskasid nad nagu meeletud ja pidid otse sõidukite vahel teisele poole tänavat tormama. Aga lahke daam hoidis ikka veel kõvasti nende käest kinni. Tädi Janne kuulis teisel pool tänavat poiste kisa. Ta jäi seisma ja ruttas siis üle tänava nii kähku kui sai. Ta pühkis nutust märjad näod. Kuivaks, siis vaatas tädi Janne otsivalt ümber ja Trull jah, kus oli rõõmsa näoga pruun Kutsu. Trull oli Kutsuga sõbralikult juttu ajades jalutanud aina edasi ja edasi. Ümbrust ei pannud ta tähelegi, ka seda mitte, et Trips ja Traps maha jäid. Viimaks Kutsu nägi teist natuke pisemat Kutsut, viipas trullile jumalaga, jätas saba ja jooksis teise Kutsuga kiiresti minema. Alles nüüd vaatas Trull ringi. Ta oli tänava ja puiesse nurgal. Torniga maja lähedal, just autode seisukoha juures. Trull seisis natuke aega paigal. Ta vaatas kõike, mis ümberringi näha oli. Inimesed kõndisid puieste pingi eest, hüples varblane, siis vaatas Trull, kuidas üht autosse istus paks härra. Härral oli mitu pakki. Trull naeratas ja astus paar sammu autodele lähemale. Autosid oli nüüd 3, sinine, pruun ja hall. Trullile meeldis sinine. Autojuhid seisid maas, suitsetasid ja vaidlesid ei tea mille üle. Trull läks sinist auto juurest vaatama. See oli täiesti ilus auto. Trull tõmbas korraks näpuga üle sinise poorilaua. Ilus auto, ütles ta ja ohkas. Sul on sõitja, ütles ühe teise autojuht sinise autojuhile. Sinise autojuht oli Trulli juurde. See oli meeldiva ja lahke näoga. Noh, kas tahad sõita? Küsis ta Trullilt. Tahan. Kus siis teised on? Või oled päris üksi? Ema on poes ja ostab riiet.
nii, kus poes? Suures poes, mängupoe kõrval. Me kõndisime sõidutame tema juurde. Selle poe nime sa ei tea. Ei tea, pärast lähme kõik koos kohvikusse tädi Annega. Mina saan 3 kooki. Aga vaata, kas su ema on mures ei ole. Teab ta, et sa siin oma pead jalutad? Ei tea, Trips ja Traps jalutasid ka. Jäi autojuht mõttesse. Tuleks su ema üles otsida või su isa. Kus su isa on? Koolis. Isa kohvikusse ei tule, sõidab rongiga koju. Kus koolis isa on? Poistekoolis. Missuguses? Ma lähen ka isa kooli, kui suur on. Kas sõidab mind nüüd isa juurde? Kas sa kooli nime tead? Trips ei tea, Traps mõnikord tead. Aga sina? Mina ka mõnikord tean ja suure pingutusega pahvatab trull. Kool. Ahaa, see on ju tore, sõidame isa juurde. Ega sind oma peavad tänavale ei või võtta. Autojuht paneb trulli pehmele nahkistmele istuma. Istub ise ette, kogu tee kilkab trull hea meelest. Sõit ei kesta aga kuigi kaua. Trull lohkab, kui auto varsti peatub kõrge mitmekordse maja ees. Autojuht astub maha ja ütleb, sa istu nüüd ilusasti paigal. Ära sa ennast liiguta, enne kui ma tagasi tulen. Autojuht kaob tükiks ajaks koolimajja. Kulub aega, enne kui ta leiab trulli isa. Ta seletab isale, kuidas ta trulli leidis. Isa raputab tänades autojuhi kätt, tasub sõidu eest ja toob emale ta leidmise ja viib trulli õpetajate tuppa. Mis poisiga siin peale hakata? Kuidas emale ta leidmisest teatada? Kõigepealt helistab isa riidekauplusesse. Õnneks teada, missugusesse kauplusesse ema pidi minema. Kauplus vastatakse, et proua Vaino ennist laste kadumise üle väga kohkus. Enne äraminekut ärisse mitu telefoninumbrit, kuhu talle võiks helistada. Kui poisid peaksid, ta jättis enne äraminekut ärisse mitu telefoninumbrit, kuhu talle võiks helistada. Kui poisid peaksid ärisse tulema või kui keegi nad sinna tooks. Isa märgib need telefoninumbrid üles ja helistab kordamööda. Ühte kohta siis teise ja kolmandasse. 2 kohas on ema käinud ja kohe jälle ära läinud. 3. kohas pole ta üldse käinud. Tripsu ja Trapsu kohta ei tea midagi ütelda. Üsna kurvalt helistab isa 4. kohta. See on kohvik, kus ema pidi tädi Annega kohtuma ja kus poisid pidid kooke sööma. Vaevalt küll kuulan kohvikus midagi paremat, mõtleb isa. Kuid just siis tuleb rõõmustav vastus. Proua Vaino palus teatada, et 2 last on juba leitud. Preili Vaino istub nendega parajasti siin. Lapsed on oma ehmatusest juba toibunud. Proua Vaino läks politseisse 3. kadunud lapse pärast. Isa võtab otsekohe telefoniühenduse politsei jaoskonnaga. Tal on õnne. Jah, proua Vaino on alles siin. Lapse leidmine teeme kõik, mis vähegi võimalik. Kas ma saaksin proua Vainoga kõnelda, enne kui ta ära läheb? Palun kohe. Proua Vaino rõõm on muidugi suur, kui ta mehelt kuuleb, et ka trull on õnnelikult leitud. Ta teatab sellest politseis ja ruttab kooli. Härra Vaino on klassi läinud. Trull istub vana tüseda inspektori seltsis õpetajate toas, joonistab punase pliiatsiga autosid ja koeri. Ja lööb trull 2 kätt kokku ja hüüab. Ema, kui järmsa näoga kutsu mul oli ja sinise auto oli kõige ilusam. Ma sõitsin sellega. Kas Trips ja Traps tulevad ka siia? Ema käe kõrval astus trull viimaks kohvikuks sisse. Väsinult istub ema toolile. Tädi Anne vaatab teda kaastundlikult ja ütleb. Oli see alles päev.
Ema tellib endale kuuma kohvi ja mina saan 3 kookki, hõiskab trull. Emake, kas anname Tripsule-Trapsule ka midagi head? Ettekandja pruuli naeratab ja ähvardab näpuga. Ära tee nüüd, seda küll ei ole.